kõigepealt tuleb maha rahuneda. Jaa, mina olen väga rahulik. Muidu on lihtsalt ähkimine puhkimine. Jaa. Tulen kohale ja pakin ennast kokku. Ja siis ründan sind. Alustuseks pühendame sisse ruumi. Andmisele, kinkimisele, jagamisele, õrnusele, hellusele, soojusele, siirusele, tingimusteta armastuse erinevatele vormidele ja tere tulemast saatesse Mehed, naised ja maailm ja hingest rahul. Hingest rahul ja tere. Kaidi, räägi, mis on see sinu teekond, see sinu lugu, mil sa jõudsid nagu selle oma blogipostituse teekonnani ja hingest rahul eneseabi raamatu autoriks olemiseni. Mis on sinu teekond? Ühelt poolt on see hästi pikk teekond, et ma ise mäletan seda, et kui ma olin seal kuskil, ma pakun 3-aastane, siis me olime mul vanama juures ja siis nagu ikka tehakse, küsitakse, et kelleks sa siis saada tahad. Ja ma mäletan seda kindlat tunnet enda sees, et ma tahan saada kirjanikuks. Tõesti? Ja siis ma mäletan ka seda, kuidas kõik naersid, et ja selleks ma tegelikult hinge kõik naersid või vähemalt mul on selline mälestus. Ja läbi aegade ma olen ka kirjutanud rohkem, kui ma räägin. Et mulle meeldib, kui ma kirjutan, siis ma mõtlen läbi teistmoodi või mu aju töötab siis kuidagi teistmoodi. Aga alati olid ju mingid takistused, et mul on alati läinud hästi esseedega ja kirjanditega, neid toodi nagu näiteks ja kuna mul on selline suur lugemus ka, siis mulle see raamatute maailm on olnud alati minu maailm. Ja siis ma mõtlesin, ma ikkagi, minu suur unistus on see, et ma oleksin kirjanik ja see siiamaani on, et see ei jää ühe raamatu peale, et selles ma olen kindel. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuna ma hakkasin tegelema igast erinevat vaimsete praktikatega, mittevaimsete praktikatega, ehk siis igasuguste šamaani ja nõiaegast tehnikatega, ma sattusin sinna maailma ka, siis mind hakkas huvitama, et kõik räägivad, et sa saad seda, mida sa tahad. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan proovimas neid tehnikaid, et ma ju tahan saada kirjanikuks, et kuidas need siis töötavad, et eriti kui ma proovin mitut erinevat, et millal see siis juhtub. Ja siis ma lõin oma esimese blogi ja alguses ma lõin selle inglise keeles. See oli oma 10 aastat? Ma täpselt nüüd ei mäleta, tõesti ma ei mäleta, see ei ole päris 10, aga see on pigem 8-9 sinna kanti. Ja siis ma kirjutasin blogi, et iga päev hakkasin võtma ja selle mõte oli siis 365 tehnikat, et saada seda, mida sa tahad. Ja ma mõtlesin, et sinna ma kogun ka kokku. See oli mingi raamat või see oli lihtsalt? Ei, ma mõtlesingi, et ma kogun kokku erinevad tehnikad, mis siis aitavad su soovidel täituda. Hakkad neid ise eksperimenteerima oma keha peal, oma mõtetes, oma unes, oma töös, oma päevast läbi viima. Ja siis sa kirjutad sellest postituse. Just. Nii, nüüd peaks olema üks hirmus suur, tark ja küpse inimene. Aga mu soov sai väga palju varem valmis. Nii et järelikult ja siis ma olengi naernud, et ju üks nendest töötas, või siis kõik töötasid. Et kuna ma paralleelselt tegelesin ka päris palju oma sellise mõtete korrastamisega, siis ma arvan, et kõik aitas sellele kaasa. Ja siis ma kirjutasin, et ma kirjutan sellist blogi, kirjutasin ka Pilgrimile Tiina Ristimetsale, et mul on selline blogi ja ma väga tahaksin oma raamatut välja anda. Ja ma ei tea, mis pani teda mulle tagasi kirjutama, aga ta kirjutas mulle tagasi, et ta näeb, et midagi minus on. Ja et kuna nad alustavad sellise portaaliga nagu Alkeemia, et kas ma hakkaksin sinna kirjutama nendest tehnikatest, et siis ta vaatab, kuidas inimestele meeldib. Ja siis ma kirjutasin sinna neid tehnikaid. Ja mingi hetk oli aeg seal, kus raamat oli valmis, sest paralleelselt selle sama tehnikaga ma tegelikult tegelesin teraapiaõpingutega, hästi erinevate teraapiaõpingutega, mis tähendas seda, et ma tegelesin ka oma sisemaailmaga, oma enesekindlusega, sellega, et ma julgeks
teha mingeid asju, julgeks arvata, et ma olen piisav, nii nagu ma olen. Nii et see oli kogu aeg selline nagu võib-olla, kui sa alguses need seemed hakkas kasvama kogu aeg, et ta oli nagu, kõik oli koos. Ja siis mingi hetk ma hakkasin postitama Facebooki ja ka see teekond hakkas see tasapisi muutuma. Ja tänaseks ma arvan seda Facebooki oma blogi ma olen teinud, kui mu laps on 5,5, ma arvan äkki 4,5 aastat. Nii et see on olnud selline, ma olen hästi tänulik, et mulle tundub vähemalt, et need lugejad, kes seal on olnud, et nad on olnud mingis mõttes lojaalsed. Et ja ma tegelikult pean, või olen kuidagi nii tänulik ja õnnelik, et ma vahel ka ise imestan, et miks nad peaks tahtma lugeda ja siis on nii tore, et nad tahavad. Ja siis kõrval kogu aeg kogeda seda, et kui paljudega sa oled nagu ühel teel. No minulegi jäid ju läbi nende samade blogipostituste silma, loen ja vaatan, ilus huvitav inimene ja ma tahan temaga ise rääkida. Ja, väga tore. Ja, selge, ma naudin kohe seda hetke, et muidu käid ja loed ja internetis, aga ei, ma kutsun vaibale kohe kohale. Nii et nüüd mul on ka tegelikult, ma olen ju, see on väga huvitav üldse selline raamatu kirjutamine ja ma usun ka sinul endal nende saadete tegemine, et see on selline huvitav sisemine mäng, et ühelt poolt sul on see, et sa tahad kuidagi jagada ennast ja teiselt poolt sul on alati selline natukene nagu piinlik või ma isegi oska. Ma tean, millest sa räägid. Et sa oled kogu aeg tegelikult sellise mingi dissonants on seal, et ühelt poolt sa tahad ja teiselt poolt nagu on piinlik ka. Täpselt. Teen, organiseerin, leian huvitava inimese, kirjutan kirja, saan vastuse, tuleb kohale. Ja siis, kui see päev on käes, koos olemas, on vaja kaamera tööle panna või mikrofon ja siis ma tahan jalga lasta. Miks ma võiks rahulikult kodus istuda, ma ei tea, leiba küpsetada, olla lastega, teha oma päris teed, oma päris lugu. Miks ma pean kõike sellist asja nagu. Ja. Siis ma see, olgu, ma teen ikkagi ära, sest ma ju tegelikult tollel hetkel, kui ma nagu lükkasin, siis ma ju väga tahtsin. See tuleb nagu mingisugune see lavatõrge või, siis see tühja temaga saab hakkama küll. Ja, no pärast ikka ju teed selle oma, nii et mul on ka praegult, ma olen kirjutanud juba oma teist raamatut, ma arvan, nüüdseks juba aasta aega, et ma ei ole tegelikult kirjutanud seda, mul on lood ja kõik asjad on olemas. Ja võt ei saa üle sellest ühest, et see on niisugune huvitav protsess ja ma mäletan seda, et see oli esimese raamatuga ka. Ja ma millegi, et see on selline. Mis see üks asi on, mis seal on, kuidas sa. Üks ma arvan, saan süüdistada muidugi on kohe see, et mul ei ole aega, et see eeldab aega, mul eeldaks seda aega, et ma võtan aja korraks, sest mul on tegelikult tekstid on olemas. Et mul on raamat on olemas, et see on see 1/3, mis ei ole olemas ja mulle endale tundub, et see on see kõige suurem 1/3 alati, see on see ületus arvatavasti mõelda, et ma olen piisav. Et see, mis on piisav. Nii et ma täna olen vist hästi palju selles, et raamat ootab mind reaalselt kodus ja ma ei suuda seda kujundajale edasi anda. Nii et aga kohe ma ise lootsin, et ikkagi selleks jõuludeks on see valmis, nii et peaks tulema teine ka. Nii, aga tead, mulle jäi kõrvu need erinevad tehnikad. Räägi, kas sul oleks midagi praegu niimoodi eksprompt öelda, mis oli nagu äärmiselt kummaline tehnika? Nii öelda, mida sa tõesti, sa ei saanud isegi temast võib-olla alguses aru või midagi, mis näiteid sa oskad tuua praegu, mis tehnikaid? Nii füüsilisi kui psüühilisi. Ja ei no esimesena muidugi tuleb see meelde, mida ma lapsepõlves kogu aeg kogenud. Üks on see, et see on minu vanemalt pärit, et kui sa magad enda jaoks uues voodis ja sa soovid midagi ja sa näed seda unes, ehk siis visualiseerid seda, et see läheb täide. Ja seda on lihtsam öelda kui teha, sest tihtipeale sa ei näe unes seda, mida sa ütled, et sa tahaksid näha, kui sa just ei ole teadliku unenägemise meister, on ju. Et see tuli meelde, ma olen teinud igast erinevaid kuurituaale. Too näiteid.
kuurituaalil oli selline näide, et sul on seal erinevad kuud. Sul on ju noorkuu, siis on sul vanakuu ja siis sul on täiskuu. Ja igale kuule on siis nõndanimetatud erinev lähenemine, on ju. Uus kuu oli see, et uued alustamised, vanakuu on see, et sa pead vanadest asjadest lahti laskma, on need siis nagu hirmud või mingid muud. Ja täiskuul oli see, et annaks sulle väge ja jõudu. Ja siis ma arvan, täiskuu protsessis olid põletamised tikkudega. See tähendab siis seda, et nagu kirjutad midagi paberile, mille sa tahad lahti lasta ja paned selle tulema või lausa füüsiliselt võtad mingi oma ala vanad tennised ja paned võt seda tennistele, seda ma ei teinud, aga ma usun, et see on ka kindlasti väga terapeutiline. Mingid kingad, mis on oma teekonna nagu ära käinud, sa ei käidud seda, need tantsud on tantsitud, siis just, seda võiks teha. Et nii ekstreemne see ei olnud. Et aga kui ma nüüd ma mõtlen, kindlasti siis selle kõik need simplid tuleb ma meelde, et küll tähtede langemised, et ma proovisingi hästi erinev, tõesti ma ütlen sulle, et lõpuks see fookus ei olnud seal. Et see fookus läks ikkagi sellesse, ja millesse ma täna usun, et sa pead korrastama oma mõtteid. Et see on, ma arvan, mingi selline... Et see on üks asi, milles ma tahaksin saada võib-olla enda jaoks ükseks meistriks ja kui ma teen midagi, siis ma olen üritanud teha niimoodi, et ükskõik mida ma õpetan, ükskõik millest ma räägin. Ja see ei ole ainuke see, et ma olen otsustanud nii, vaid see peab käima läbi minu. Et ma saan õpetada seda, mis on minu sees. Ja see kõlab hästi triviaalselt, hästi kõlab nii, et kõik ju teavad seda, aga see ei ole päris nii, et... ma ei saa ühtegi asja õpetust, kas või näiteks mõtete muutmiseks anda edasi, kui ma ei oska seda seletada enda peas, kuidas see käib. Ja mis ma olen muidugi näinud on see, et kuna inimesed on erinevad, siis kõigile nii see ei toimi, aga ma saan kuidagi juhatada seda inimest üks samm eespool, sest ma olen käinud läbi need mingid teekonnad. Et võib-olla hea seletus on see, mis meil teraapiaõppes on nagu öeldud, et teraapiat saab sind nagu viia täpselt nii kaugele, kui kaugel ta on ise käinud. Ja me oleme naernud oma grupikaaslastega. Et põhimõtteliselt see kogemusnõustamine toimib ikka nagu tunduvalt paremini, kui võtan raamatu, õpin teksti pähe ja siis räägin sulle tarka juttu, kui see, et mul kogemus nagu eluline nagu läbikäik on nagu... Jah, sest tegelikult kõik loed raamatuid, aga väga paljud elud ei muutu. Et siis ma võtan järgmise raamatu ja tegelikult ma ikka midagi ei muutu. Et kui, ja võt seal ongi nagu, et see mõte ka, et selleks, et see tool saaks selliseks tooliks, siis kõigepealt on kellelgi idee, aga seda, et seda ehitada, seda, et seda valmistada, seda materjali, see võtab aega ja see on palju aeglasem. Mõtted on väga kiired. Ma võin selle mõttega kaasa minna, mida ma loen ja kõik mulle tundubki, kõik on ilus. Ja siis, kui ma hakkan seda füüsilisse just, siis tegelikult see ei käi nii kiiresti. Vaid sul on vaja aega, see võtab reaalselt aega ja see eeldab tööd. See ei ole nii, et ma mõtlen ja siis see saab valmis. Loodame, et kunagi on niimoodi, praegult veel ei ole. Ja see on nagu selle uue mõttega, et uus mõte, et disainin seal selle mingisuguse asja, see on tootedisaini valdkonnas. Aga kuidas aru saada seda, et kõigepealt on sul olemas ka ju enda standardmõtte, mustrite, süsteemid ja seal on omad nüansid, et võib-olla vaadata seda, et ka alustuseks seda, et milline mu mõttesüsteem üldse koosneb. Millistes mõtetes, kui palju on mul enda mõtted, kui palju mul on teiste mõtted, kui palju mul on esivanemate ja ühiskonnasüsteemseid mõtlemise mustreid on ju. Ja kas ma leian sealt üldse ennast üles? Sest et suuremalt jaolt inimestel, vaatame, koosneme ju kogu sellest, mis meie ümbrus on. Ja kas me oleme ennast leidnud sealt, et aru saada, et kuule mõned mõtted nagu kannavad ja mõned mõtted nagu üldse ei kanna enam. Kunagi nad olid nagu vajalikud, välja mõeldud, kandsid, toimisid, aga nüüd on väga palju mitte toimivaid mustreid enam või mõttesüsteeme ju kõnnive. Ja ongi see, et ma arvan, et see on tõesti see esimene samm on ikkagi teadlikuks saada selles, mis sa mõtled, et siis sa tead seda muuta, et muidu ma ei tea, mis mõtted nagu muuta. Et võib-olla selle terapeudi juures on ka see, et sa tegeled näiteks 10 aastat mingi teemaga, või käid kas või teraapias või meditatsioonides, on see siis see, et olen ebapiisav ja see on minu üks mingi selline hülgamise teemad.
ja sa oled sellega hästi palju tegelenud iga erinev nurga tagant ja siis sul tuleb näiteks teraapiasse klient ja ta lahendab selle esimese paari tunniga ära. Ja vaat see on see, mida tegelikult keegi kunagi mingis mõttes sinna terapeudi sisse ei näe, ongi see, et ta on tegelenud 10 aastat sellega. Ja kuna ta teab neid nõkse, kuna ta teab neid lõkse, siis ta saab suunata siin. Et põhimõtteliselt see sama inimene ei jõua juhuslikult just nimelt selle terapeudi juurde. Et seal juhuslikkusel on nagu nii vähe ruumi, on ju, et kõik on nagu looduses tühja kohta ei ole, kõik on omavahel seotud ja seoses. Ja see õige inimene jõuab oma nagu nii-öelda, vaata ei olegi õiget või valet inimest, on nagu seosed või rohkem. Jõuab sinna ja temal on see kogemus olemas, ta saab selle paari tunniga temale nagu ette panna, kas ta võtab seda ja vaatleb või eitab, see on juba järgmine. Ja, see on juba järgmine etapp. Et noh, et võib-olla ongi see sama, et sa küsisid, millised need tehnikad on ja ma jäin siia nagu kõiki täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et ma tänaseks võiks öelda päris nagu julgelt seda, et sa hakkaksid üldse kirjutama või seda, et sa julgeksid teha midagi uut enda jaoks, eeldab eelkõige mõtete muutmist. On nii. Et seal sa võid tähtedega soovida ja sa võid lugeda kõiki võimalikke visualiseerimise tehnikaid ja meditatsioone. Aga kui sa midagi oma päris elus ei muuda, siis tegelikult midagi ei muutu, ma arvan. Et või on õnnega koos, aga ma ikkagi arvan, et siis ka, kui mingi asi muutub, siis elu lükkab annab sulle lotopileti. Ja kuigi selle kohta on ka väga põnevad uuringud, et need inimesed, kes siis on lotoga võitnud, see lotovõitjate õnnetase ei olnud muutunud. Ei ole muutunud. Ja. Ma tahangi selleni öelda, et tegelikult meil nagu see elu on täis nagu selliseid juhtumisi, reaktsioone nendele ja valikuid, mida ma nagu siis sealt edasi hakkan toimetama. Aga tegelikult need valikud ja kõik on olemas nüüd, siin ja sama, nüüd sama siin ja see praegu ja kohe ja kõik aeg. Ehk siis see näiteks selline tingimusteta armastuse foon, mida me otsime tavaliselt inimestest või teisest inimesest, et tule ja ütle mulle ilusaid sõnu ja siis ma tunnen ennast hästi. Tegelikult on see siin samas ühtlase kihina olemas, muudku tarbi ja hammusta nii suur tükk, kui nagu suu lahti käib, on ju. Aga see, et aru saada, et nii pea kui sul sees on küsimus, nii pea on olemas ka vastus. Et see on nagu hästi äge koht, mis mulle nagu hirmsasti nagu ise endale nagu meeldib. Et nagu tulebki see selline tunne või asi peale, et nüüd ma tahaks seda teist või kolmandat või keegi tuleks, ütleks, tunnustava sõna ikka otsid. Kõik on hästi ju. Ma ütlesin praegu sulle juba ise tunnustavad sõna. Ja. Et ma arvan, et see on ka võib-olla üks mingi, mis mul on endale meeldinud, et või võib-olla selline, mis mind, kuidas ma nüüd ütleks seda, millesse ma usun ise hästi siiralt, on see, et mulle õudselt meeldivad inimesed ja vahel kahtlen muidugi selles, kas ikka meeldivad nii väga. Elu viskab ette ka igast inimesi, aga mulle meeldib inimeseks olemine. Nii, kus me jäime? Inimeseks olemise juurde. Inimeseks olemise juurde. Mulle meeldib kõik need pahed. Mulle meeldib see, et me oleme ebatäiuslikud. Ja ma arvan, see on üks selline mingi minu sees olev võib-olla suur tõdemus, et ma ei anna väga palju hinnanguid ja ma väga ei mõista inimesi hukka või ma... Aga endale? Endale ma kindlasti annan. Aga ma olen... Ma ei tohi saates vahele segada, kui räägib, aga see oli nagu see sama kohta, et ma paningi tähele, et need inimesed, kes teistele suurt hinnanguid ei anna, nad ongi väga hästi tugevad enese kriitilise vormiga.
ja ei, ma olen väga, et siukene, ma olen isegi selles mõttes, et mulle õudselt meeldis üks kirjanik kunagi kirjutas seda, et ma olen nii suur perfektsionist, et ma isegi tunnen, et vaata, et ma ei ole piisavalt perfektne, et oma perfektsionismis et see on nagu selline, see on juba kõrgem tase. et eks ma seal natuke kipun olema, aga samas ma olen endaga väga, täna ma olen kindlasti seal kohal, kus ma olen hästi teadlikum, ma olen kriitiline endaga ja kuna see on mingi asi, millega ma olen tegelenud, et ma olen käinud läbi kõik, ma ei tea, pidanud igasuguse, küll on yang dieedid, küll on, ma ei tea, yin dieedid, küll on, ma ei tea, et ei tohi karskusperioodid, kõik asjad olen nagu läbi teinud sellises, ma ei tea, kuna olen ka Kundalinis olnud, siis olen kandnud neid salle peas, ma nagu oma arvates olen päris palju olnud seal ja tegelikult kuhu ma lõpuks on välja jõudnud on see, et aga miks ma pean piirama ennast? Mul on olnud neid lihata perioode. Ja siis ma sain üks hetk aru, et aga mis asi see tegelikult on? Et just. Kes on mulle öelnud, mida ma tohin teha või mida ma ei tohi teha? Et see peaks olema minu keha, ütleb mulle. Ja kui ma olen endale pähe võtnud mingi asja, et ma seda ei tee, siis see ei ole enam holistiline, sest siis see on meeleline. Sellepärast, et mu meel ütleb, et nüüd ma olen vegan. Aga seda ei ütle mu keha näiteks. Kui mu keha ütleb, et ma ei taha, see on normaalne, et ma ei taha. Ja ma olen kuidagi hästi jõudnud sellesse, et ma ei, et minu arust inimese mõte on nautida elu siin maa peal. Ja kui sa hakkad ennast tohutult piirama, sellepärast, et siis sa ei ole, ma ei tea, kas siis sa ei saa olla piisavalt vaimne või siis sa ei ole piisavalt spirituaalne jooga inimene, sest sa ei tohiks siis, ma ei tea, ropendada, ei tohikski kunagi vihastada. Ja siis mul ka, ma ei tea, minu mõte on nagu see, et kõik inimesed peaks olema inimesed. Isegi siis, kui sa äkki ebatäiuslik ja sa näedki seda, et sa käitusid nii nõmedalt, isegi kogu oma teadlikkuse, kõikide oma õpetuste juures, et leida üles siis see armastus enda vastu ja mõelda nii, et okei, ma tegelikult käitusin nõmedalt. Ja siis, kui ma olen üle saanud ja vahel ma näiteks ütlen ka, et nii, nüüd ma käitun jube nõmedalt ja nüüd ma tahangi olla laps, et kõik need tunnid ja nüüd ma olengi. Ja pärast ma palun andeks või see läheb nagu üle või et üldjuhul ma ei teega midagi sellist, mis nõuaks tohutult, et ma olen õppinud andeks paluma ka teistelt, kui ma tegelikult teen pea, et see ei ole mulle kuidagi olnud ka kunagi raske. Ja mulle õudselt meeldib inimeseks olemine ja ma olen selles mõttes selline, ma alati muigan, kui inimesed tulevad ja räägivad, kuidas midagi tohi teha ja kuidas, et siis sa saad olla ainult selline, kui sa teed nii ja nii, kui sa teed, ma ei tea, just selliseid joogapoose, just selliseid meditatsioone. Ma ei tea, siis ma alati kuulen, et okei. No ta on elus sellises punktis lihtsalt ja see punktid tuleb ka läbi käia, sest et mõnikord on nagu sellised, vaata, ta saab ju oma kogemuse, on ju. Me saamegi selle kogemuse, et sellest nagu võtta järgmine kogemus, kui me oleme selle nagu kas ära õppinud või lahti lasknud või. Aga ma mõtlengi, et mis ma tahtsin öelda võib-olla see, et mina on oma elus jõudnud sinna, et ma ropendan. Mulle väga meeldib ropendamine. Teeme ropendamise minuti või? Jah, mulle meeldib sellepärast ropendada, et ma olen selline tubli tüdruk olnud. Ja kui ma olen ka, kui ma õpetan või ma ropendan hästi palju, mulle meeldib. Ja ma tean, ega see kõigile väga ei meeldi, et ma ropendan. Mulle meeldib vein. Ma söön liha, sest mul on lihaga mul selline lugu, et kuna mul on hästi lihtne kehast ära minna, siis liha on minu jaoks selline, et kui ma olen kuidagi tegelenud väga palju vaimsete praktikatega, siis ma tulen maa peale, boom, ja siit ma ära ei lenda. Et vahel ma ka aitab sind nagu hoida siis nagu selle maaga ja olemisega ja see veri on nagu see vereühendus, mitte oma hinge ja oma sellise aga ma ei tunne, et ma ka kaotan seda. Ehk siis minu, et võib-olla see ongi see, et kui ma olen väga võib-olla oma olemuselt kuidagi hästi maine või hästi maa peal, et siis mul on vaja leida neid tehnikaid, et ma tunneksin energeetiliselt kuidagi siis võib-olla ennast nagu kergema või õnnemana, et ma saan ühendust mingi. Aga mul ei ole see probleem. Minul on probleem vastupidi. Minul on probleem see, et ma väga ei ole tahtnud oma kehas olla. Kuidas see väljendub? Kuidas see seal väljendunud on? Kas nagu
unes lähed rohkem kehast välja või lausa see mediteerides või ei, ma suudan mediteerides, ma suudan igapidi minna kehast välja. Need tuligi meile siia see. Et mul ei ole probleem näiteks minna üsna ruttu meditatiivsesse seisundisse. Mul puudub näiteks Kundalini joogas on hästi palju harjutusi, mis viivad sind üsna kõrgele või nagu sul peenemale tasandile. See on lihtne mulle ja ma võingi sinna minna ja ma võin seal olla, aga mul on palju raskem olla füüsilises kehas. Mul on palju raskem teha füüsilist näiteks sporti. Jooga on selles mõttes minu jaoks on hästi suur õpetaja, ma võtangi seda täna, eriti füüsiline jooga. Kundalini jooga mulle meeldis, sellepärast et see oli lihtne. Ma sain teha asju, mul oli edukogemused. Täna füüsilises joogas mul ei ole edukogemusi ja see on hoopis teine nurk, millega ma pean tegelema. Nii et minu jaoks see väljendub pigem selles, et ma oleksin rahul oma kehaga, et mulle meeldiks see keha, mis mul on, et see on korraks niimoodi vahele kohe, et kuidas kui mõningaste naiste eest rääkides praegu on see, et kuidas see enda keha meeldimisega on. Kas see on ka üks meetodeid, mida sa oled lihtsalt läbinud? Oli see teekond? Ma olen läbinud ja siis ma kukkusin tagasi. Et mul on õudselt kurb, et ma arvan, et see on mingi huvitav, see on nii tore, kuidas ta seal julgeb niimoodi niukse hooga seal puhastada. Seal, kus tuleb tarkust, ilu ja valgust, sinna tuleb aina juurde ja nii ongi. Aga ta see tõesti kõigub, päris õudne. Et see on siukene. Aga ma arvan, et kui ma olin kuskil seal keskkoolis ja natukene noorem ja kus on tegelikult see moment, kus ajukeemia on kõige olulisem või muutumises. Siis ma viisin läbi, ma arvan, niimoodi endamisi selliseid dieete. Ei olnud targad dieedid. Ei olnud ka internetti ja seda infot, mida läbi viia. Ja ma arvan, see muutis minu aju, sest et siiamaani ma pean tegema tööd, et kui ma vaatan ennast peeglisse, ma näen ennast palju nagu paksema, nagu ma tegelikult olen. Tõsiselt räägid? Ja ma olen pidanud ja ma sain sellest üks hetk aru ja ma hakkasin selle kohta materjali uurima ja see tõesti on niimoodi, et kui sa tegelikult pöörad oma puberteedi eas või teismelise eas hakkad tegema dieete, siis sul ajus võib tekkida selle informatsioon, et sealt tagasi tulla on päri. Ja ma pean ausalt tunnistama, on hetki, rõõmsad hetki, kus ma arvan, et ma tajun oma keha nii, nagu ta on. Ja hästi huvitav on see, et ma olen oma kehaga, ma olen igast erinevaid kehapraktikaid teinud ja tegelikult kehateraapiat õppinud ja just teha rahu temaga. Ja mingi hetk see õnnestus mul jube hästi. Mul ei olnud vahet, mis ma tegin, kõik toimis, kõik oli nagu super tore ja siis ma olin rasedaks. Ja mina ei olnud kindlasti see rase, kes oskas seda nautida. Et mulle tundus, et mu keha on muutunud. Mulle ei meeldinud see, mis moodi mu keha muutus. Ja ma mõelnud, et võib-olla ma olen esimest korda üldse sündinud naiseks, sest et see tundus mulle väga võõras kogemus igapidi. Et ja siis ma läksin uuesti kehaga tülli. Aga see protsess on kindlasti nii karm, kui see oli puberteedi eas, et see protsess oli võib-olla palju sellisem hellem, aga väga raske. Oma kehaga tülli minna, see on nagu üks raskemaid ja keerulisemaid õppetunde, mida üldse elus nagu ette võtta. See on ainukene tajumise ja eksisteerimise vorm on su keha. Eks ta nii on, jah. Ja seda enam on, et kui sa vaatad ennast peeglist ja tegelikult kui sulle ei meeldi see, mis sa näed, siis ma ise toon alati seda näidet, tegelikult see ei ole minu näide, see on kuskilt seda lugenud, aga see sügavalt puudutas mind, oli see, et mõtleid, kui sul on keegi, kes sind, keda sa väga armastad. Ja siis hommikuti, kui silmad lahti, siis sa vaatad teda ja siis nii õnne, tõesti, et sa armastad teda. Ja siis iga kord, kui tema sind näed, siis ta tuleb, miks sa pead selline olema?
miks sul peab selline tagumik olema, sa võiksid peenem olla. Et vaata, miks su dissid on, see võiks olla. Ja siis see puudutas mind, sest kehaga on samamoodi. Ta tõuseb iga, ta teeb kõike minu jaoks. Ja siis ma näen ennast peeglis. Sa solvad teda sõna otseses mõttes kogu oma selle tugeva loomisvooga allapoole vööd tugevalt, väga tugevalt, et jah. Ja ma arvan, et see oli mingi selline üks selline, mis mind väga kuidagi muutma pani. Et täna ma, ja jälle ka, et ma ei anna selles mõttes hinnangut. Ma tean, et on ju palju naisi, on palju mehi, kes ei ole oma kehaga rahul. Ja see sama, et see on üks osa võib-olla paljude inimeste igapäevaelust ja nüüd ongi vaja ka rahu teha selle endaga, kes tahaks olla väga karm oma kehaga. Et just see sama, et ma ei ole paha nende peale, et ma olen oma kehaga neid asju teinud, ma olen endale andeks andnud. Ja siis ma üritangi, et ma ei saa ka seda teha, et vahel vaatan peeglist ja kui mulle ei meeldi, siis ma valetan, et ma ei ole ka selline. Et siis ma räägin tihti peale oma kehaga, et okei, et praegult on niimoodi, et aga ma liigun sinna poole. Et ma olen hästi palju nagu muutnud oma mõtteid, aga see on ikka, ma arvan, siukene, võib-olla vaatame, kas see kunagi muutub. Ma arvan, täna, siin ja praegu ma võin küll öelda, et praegu mul on kehaga hea suhe. Aga kuna ma arvasin tookord ka enne rasedust, et mul on nüüd see teema lahendatud, siis tuli uus level ja siis ei ole lahendatud enam. Et mulle isegi ei meeldinud see, kui mul olid rinnad suuremad ja see ei meeldinud mulle, sest need ei olnud minu rinnad. Kas muutused on olnudki sinu jaoks ka nii-öelda natukene, et mõni... Üldse ei ole. Mul täiega, ma olen hästi dünaamiline. Aga keha muutus oli nagu see selline, mis nagu oli... Jah, see muutus mul oli raske. Et mul oli hästi kerge rasedus. Aga mulle, jah, ma ei... See oli piirav minu jaoks või jah, ma ei nautinud seda. Nii et seetõttu ma vist väga ka mõistan neid naisi, kes ja tunnevad piinlikkust selle üle, et öelda, et ma ei tea, et mul ei meeldinud rase olla, sest et kõik ju ülendavad seda kogemust ja kõigil on selline, nagu sa peaksid olema, et sa ei tohigi nagu mõelda mingeid halbu mõtteid või ma tean neid tundeid, mis nad on. Nii, ma mõistan. Siin tekib mul üks küsimus juurde sellega, et kui keha nagu muutumine on olnud sinu jaoks kuidagi selline nagu samm omaette, kuidas vanusega ja vananemisega on? See on hea küsimus. Ma olen väga palju selle peale mõelnud ja ma ei ole täna kindel, mis siis, kuidas ma muutun. Ma nii palju selle peale mõelnud. Ma tahtsingi öelda, et see läheb väga sinna suunda. Ja see läheb. Et ma arvan, ja ma olen ka seda avalikult tunnid, et mul on ka näiteks surmahirm, et selles mõttes mulle hullult meeldib elada. Ma olen täielik hedonist. Et ma ka ongi, et ma ei keela endale midagi, ma luban kõike, et ma olen kõik need keelamised ära teinud, ma enam neid ka ei tee. Et aga ja siis ma olen mõelnud, et mis siis selle vananemisega on. Ja mulle väga meeldivad sulmadi väärikad vananevad naised. Ja aga vahel ma küll kogen seda, et okei, ma tegelikult ei tea. Ma ei tea, kuidas ma reageerin ja ma mõtlen praegu, et see siis ma ei tegele sellega. Et kui see jõuab kätte, küll ma siis pean tegelema. Mulle lihtsalt meenus praegu see, et kunagi väiksimana ma nagu 5-aastane, 6-aastane, 7-aastane, 8-aastane, ma ei saanud sellest aru. Nagu, et mis mõttes, ma olen kõik aeg olnud üks ja sama nagu nii-öelda, et ma sain küll aru, ma sain suure, keha muutus. Aga mina olin kõik aeg sama ja ma olen siiamaani nagu märkan, et või täpselt samamoodi see 5-6-aastasena vaadata, seda, et kuule, okei, ma saan aru, see keha anti mulle nagu ja sellel kehal on omad protsessid ja ma vaatan nagu seda täiesti kõrvalt ja hämmingus, et et sina oled ikka samas. Mina jään samaks ja tema on protsessis, aga tühja siis tema, et senikaua, kui tal hea kuskilt ei valuta, kõik on talle korras ja meil on rõõmus ja magab hästi, söögiisu on ka olemas, sealad tahavad veel tantsu lüüa ja suu veel suudab naeratada, siis aga kõik inimesed vananevad ja kõik surevad nagu kunagi ära. Ja siis ma nagu käis see klõps ära nagu, aga ikkagi vaatan kõrvalt, et mida? Kui vana sa oled? Ma ei tea.
aga see on hästi äge, ma arvan, et see on selline tore tegelikult erinevus või mingi asi, mida ma võib-olla sinu kuulates sind kadestan. Et võt, kui sa ennem küsisid, et noh, millest see väljendub, et siis ma arvan, see on see, et ma ei, keegi kunagi ütles päris kihvtilt, et hea näide on, see on siuke esoteeriline, et hea näide on sellest näha, et kas sa oled mitu korda inkarneerunud inimeseks või ei ole nagu inimene, on see, et kui nagu klamsi või kohmakas sa oled. Ehk kui sa nagu, vaata osad lapsed paned, ma ei tea, 2 aastat paned suusad alla, paned mäest alla nagu noor jumal on. Siis teine on see, kes juba koperdab mööda küll lauajala taha, küll ta kogu aeg lööb pea vastu sinna ära. Ja porolon pannakse ümber pea, sest et neid muhkusid on ikka 1001 üksteise otsas on. Või näiteks näed, et osad on sellised lapsed, kes nad ei teegi neid asju, sellepärast nad justkui teavad, et see ei ole nagu mõtlekas, mida sa praegu mõtled teha. Ja siis on need, kes nagu üldse ei mõtle, et teevad. Ja võt, mul on natukene see tunne, et see inimeseks ma sündinud ei ole justkui väga tihti. Miks nii paljud ei ole rõõmsad? On kurbust, stressi, depressiooni, selline apaatsust. Mis sa arvad? Mulle väga meeldib, mul kaaslasel on üks lause, mis ta on öelnud, mis on küll, tuleb budismist või budalt, et kui sa üks hetk saad aru, et kõik inimesed kannatavad, et siis su kogu reaktsioon inimeste käitumisele muutub. Et see viimane oli minu interpretatsioon, aga see lause on, see Buda lause on, et kõik inimesed kannatavad. Ja ma ei tea, kas sa oled sattunud vaatama ühte sellist seriaali nagu Westworld, mis on hästi mitmekihiline ja väga põnev seriaal sellisest, et on loodud üks selline uus reaalsus, kus on inimeste moodi siis väga päris nagu inimesed ja see on siuke mäng. Aga nad on robotid. Ja siis seal tekib nagu see, et nemad robotid ise ei tea, nad on robotid. Ja mis siis nende, et kas robotites on võimalik teadlikkust nagu consciousnessi siis tekitada. Ja kui sul on teadlikkus, siis sul on läbi sellega tekibki arusaam sellest, et on mina ja miski veel. Ja seal oli üks hästi huvitav selline point, mis mind tegelikult puudutas. Ja üks oligi see, et kannatus on nagu igal robotil oli välja mõeldud siis üks selline kannatuslugu. Ja see kannatuslugu on tema identiteedi cornerstone. Ehk siis nagu meil on igal ühel oma kurb lugu. Just. Ja minu kurb lugu on see minu identiteedi osa. See minu nagu selline loomise alus nagu siis, jah? Just. Ja see on, aga, et vaata selline, et inimene on selles mõttes hästi kompleksne ju, et ühelt poolt ta nagu ei taha kannatada, aga teiselt poolt kõik, mis sa oled saavutanud ilma kannatuseta, omavad palju vähem väärtust kui see, mida sa oled saanud läbi. Mitte võib-olla mitte kannatuse, aga läbi töö või et sa oled näinud vaeva. Ehk siis ühelt poolt see vaeva tegemine või nende tunnete tundmine või selle valu omaks võtmine muudab meid sügavamaks, muudab meie teadlikkust, muudab meie kaastunnet, mis iganes seda, et ma suudan, kuna mul on olnud valus, siis ma suudan mõista sinu valu. Ja teiselt poolt, eks me ei taha seda üldse kogeda, sest et me kogu aeg kannatus tekib sellest, et me üritame ju põgeneda selle eest, mis tegelikkuses on. Et kui ma lõdvestun sellesse, et okei, mul on valus, siis mul tuleb ruum. Et okei, ma käitusin valesti. Aga kui ma kogu aeg eitan seda, kui ma kogu aeg üritan sellest ära saada, siis ma tegelikult kannatan.
nii, aga teate, see kannatuse koht meenutab mulle sellist, et iga ohver leiab endale nagu päästja ja iga päästja leiab endale ohvri, keda päästa. Ja sealjuures on ka veel kontrollsüsteem, et on olemas kontrollerid, kes kontrollivad, et päästja leiaks endale ohvri, keda päästa ja siis, et see kõik veel töötaks ja oleks korras ja niimoodi. Et kui sellest korraks nagu vaadelda seda ja aru saada, et ei, ma ei soovi enam ohver olla, ma ei soovi enam kannatada ohver olla, ohvrimeelsusega nagu, aga ma ei soovi ka nagu kuidagi päästa. Sest et selle peale läheb palju jõudu, energiat, jaksu, aega, kõike taolist asja, et ja peale see kurvaks ka, sest sa puutud nagu kannatamisega väga sügavalt kokku. Ja sa ei taha enam kontrollida, et nagu, et kas kõik oleks korras nii-öelda. Et sealt edasi läheb juba nagu natukene teine level. Ja sealt teistest levelist on juba see, et sa ei pea nagu päästma, aga sa võid juba motiveerida, näiteks, on ju nii. Et ma ei jookse inimesi nagu päästma, aga kui inimene tuleb ise minu juurde, ta on valmis nagu tulema oma ohvriseisust välja, siis ma võin teda teatud teemadel või loos kui motiveerida, on ju. Et need järgmised levelid on olemas, et see kurvalugu oled sa seni kaua sees, kui sa saad aru, et see ei kanna sind enam. See tekitab sulle raskust, sa ei saa hingata, sa ei saa elada, sa ei saa magada seal, sa tervise pihta ja mõte läheb raskeks ja üleüldse keegi ei taha ju kannatajaga koos elada ka veel, on ju. No ohvril ongi, ma arvan, ohvri positsiooni kõige selline nõrgem koht on see, et ta tunneb, et temal ei ole väge. Et temas ei ole seda jõudu, et sealt välja tulla. Et ta ootab seda kogu aeg kuskilt väljast. Ja sellepärast need päästed ongi tihti. Ei, nad peavad olemas, see ongi nagu. Ei, aga see mõte ongi seal selles, et ma arvan sellise ohvrimeelsuse kõige sügavam auk on see, kus sa arvad, et sa oled väetu. Ja teine võimalus, kus alati ohvriseisundist välja tulla, on paluda abi. Ja tihti see abi ei ole mitte see, et ma aitan su välja, et ma hüppan siin auku ja siis ma lükkan su sealt välja, et astu minu õlgadele, vaid see on selle väe andmine, ehk selle inimese väestamine. Ja kui sa suudad selles inimeses, kes tahab abi, seal peabki olema see, et ta peab tahtma, nagu me rääksime natuke raamatute ja muud asjad, ma võin lugeda kõike. Ma võin sind ka kuulata ja kõik on väga tark, aga ma ei tee mitte midagi selle nimel. Sul peab olema tahe midagi muuta. Ja vaat see tahe eeldab tegelikult väge. Sest see on seotud, ütleme näiteks 3. tšakraga, ehk siis ka sinu isikliku väega. Ja kui sa mõtled, kuidas ta füüsilises kehas on, nagu paikneb, siis ta paikneb kõhulihastes, ehk siis kõik, kas või näiteks joogapoosid, kõik asjad on seotud selle keskmise piirkonnaga. Ja kui sa saad oma süva kõhulihased tugevaks, siis su rüht muutub, kõik asjad muutuvad. Eks isiklik vägi. Ja kui ma saan väge näiteks, ja see ongi see, et ma pean armastama iseennast. Ja ma pean armastama seda kohta, et ma arvan, et mul ei ole väge. Et ma olen olnud siin ohvriseisundis päris kaua aega. Ja ma näen, et ma tahan, et keegi päästaks mind ära. Ja vaata, need on need momendid, kus sel momendil keegi mõistab sind. Mitte see, et oi vaene sina, mitte ei anna sinu väärtusele, eks jõuda juurde, vaid annab väge sellele, et ei, et sinuga on kõik õigesti. See, et sa oled neid tundeid tundnud, et ma mõistan, kus see tuleb. Ja vaat see on need sammud, kus sa saad väge juurde. Ja siis sul on see tunne, et okei, kui keegi viskab mulle nööri, siis ma ronin sealt üles, mul on jõudu need ronida. Tihti need, kes seal augus on, neil ei ole jõudu ronida. Aga jah, need päästjad, et see on... Neil ei ole jõudu, neil ei ole nööri ja nad ei näe sinna ka... Ja vahel on isegi niimoodi, et isegi kui sinna visatakse umbes 10 nööri, nad ei võta sellest ka kinni. Ei, ma tahtsingi öelda, et tegelikult on ka see, et kuna on endas sama, selle sama kohani, et kõik on olemas nüüd ja praegu, nüüd ja sama kohe, et kui see sama tunne, et sa oled augus ja sul on nii pime, et sa ei näe isegi, kas sul on nööri või redelit, on tegelikult see teadmine, et tegelikult on seal augus nii olemas nii pime, kui ei ole redelit, on ka see koht olemas, et seal on üleni valgus, päike paistab laus ja mul on seal mitu treppi lausa. Ja need on veel kullast ja punase vaibaga. Seal tekib üks hästi huvitav kohta, et sa küsisid see kannatuse kohta, et
et nii kaua, kuni ma olen seal augus ja nii kaua, kuni ma mõtlen niimoodi, et miks mina siin olen augus, miks näiteks, ma ei tea, kas või keegi teine ei ole, miks see kõik on, et see kõik on nii ebaõiglane. Nii kaua ma kannatan, nii kaua ma ei näe väljapääsu, siis ma ootangi, et peab tulemast ülevalt keegi. See hetk, kui ma mõtlen, et okei, ma olen siin augus ja mis siin augus on see, mis vajaks näiteks, ma ei tea, armastust või mu tähelepanu või mis siin on hästi. Ja kui ma suudan selle transformatsiooni endisest teha, siis ma hakkan nägema. Ja see enamjaolt on midagi kindlasti hästi, on ju nii. Noh, selles suhtes, et enamjaolt inimestel on olemas tänapäeva mugavamas ühiskonnasüsteemis. Tal on olemas kodu, on ju nii. Tal on olemas tech-buddy, on ju nii. Ja kas või poolõuna, tal on olemas miski. Tegelikult on tal olemas. Aga seda olemasolevat ei nähta, on ju nii. Sest et tahetakse... Võt seal ongi see, kuidas inimene ise loob oma kannatust, et ma just kirjutasin ühe postituse, ma arvan, kus ma kirjutasin selle mõtte ära, et milleni ma olen jõudnud uurides erinevaid mõtte muutmise nagu viise või et kui sa tahad muuta oma tundeid, sa pead muutma oma mõtteid. Ja sellel ei ole nagu tunnete tundmine võib olla ka see, et ma näen midagi kurba, minus on kurbus. Ja see on okei, loomulikult tunded tekivad ka, aga ikkagi sellele eelneb mõte. Ma näen midagi kurba, ma annan selle kurvale oma peas mingi tähenduse, see lansseerib omakorda minu kehas teatavad kemikaalid. Et see on nii üks ühele on see, et kui ma tahan depressioonist välja tulla, siis ma pean muutma oma mõtteid. Ja selleks, et oma mõtteid muuta, pean ma saama oma mõtetest teadlikuks. Ja võt see, ja nüüd ongi, et see, ja mina ei saa, ükskõik kui palju sa tahad kedagi päästa või ükskõik kui palju sa kedagi armastad, mina ei saa tulla sinu pähe ja muuta sinu mõtteid. Ja vaata, nende mõtetega on ka hästi huvitav lugu, et see on nüüd, meil on tekkinud seosed, on ju, 2 neuroni vahel on nagu tee. Ja see on umbes samasugune asi, et kui sul on metsatihnik, ja siis sul on üks tee, mis on sinna tehtud. Kui lihtne on minna seda mööda teed metsa ja kui raske on kõik selle on ju käinud seda teed pidi käidud jumala peaga sinna minema. Ema, isa ja kõik minu esivanemad käisid seda teed pidi. Ja no, nii on kogu aeg olnud ja see on turvaline. Sellepärast, et sinna on see tee, seal ei ole sa ei pea tööd tegema. Sa saad lihtsalt minna kuiva jalaga võib-olla ja kui sa lähed suvalises kohas, sa kunagi ei tea. Plus sa pead tööd tegema. Need ongi need kohad, kuidas me saame oma mõtteid muuta. Et selleks, et midagi muuta, me peame füüsilises maailmas midagi muutma. Näiteks see sama, et tihti on ju see, et miks ma ei suuda kellestki lahti lasta. Noh, ma ju teda nii armastan ja tema tegelikult enam ei taha, aga noh, ma olen ikka kinni. Me kõik teame, kui raske on. Eriti minu süda ei murdu selles mõttes võrdselt, et on alati see, kes jäetakse maha või eriti kui on selline protsess ja siis on see, kes jätab maha. Et see, keda jäetakse maha, temal ajus juba tekivad hoopis teistsugused reaktsioonid kui selle teisele. Siis nüüd on see küsimus, et ongi lihtne. On lihtne vastata sõnumitele. On lihtne olla olemas, on lihtne käituda nii, nagu ma olen alati tahtnud, et tegelikult kui ma igatsen, et siis ma ju võiks seda teha. Kui palju tööd ja ressurssi võtab see, et okei, ma ei vasta. Okei, ma muudan seda, kuidas ma tavaliselt olen öelnud, et olen alati olemas olnud. Jah, ma teen füüsilises maailmas seda, et ei, ma ütlen sulle ei. See on füüsilises maailmas millegi muutmine, käitumine. Ei on ei. Ja nüüd, kui ma füüsiliselt teen midagi, siis midagi uut saab alguse. Kas siin kohal on see koht, et kas me mõnikord teame, kes ütleb ja kes ütleb ei, et mõnikord on eitaja ego. Süda karjub suure rõõmuga, muidugi kallis, alustame kõik algusest peale, me suudame, meil on külluslikult kõik oli olemas. Aga tead, meie egod olid vähe sihukesed, vähe sarvilised ja tegid oma tööd, on ju nagu. Et vaata see ego on, väga teema. Et mõnikord on selline tunne, et süda see ei pääsegi löögile nagu üldse, et vaata südamega on see lugu, et ta räägib nii vaikselt. Ta ei tule sulle kunagi nagu karjuma.
ta klopib küll mõnikord niimoodi, aga ego, no küll see paneb, on ju. aga vaat seal on hästi huvitav, et mis ma arvan, et see võime, see on jälle hästi kompleksne, et ka mõelnud, et noh, mis on siis tegelikult nagu intuitsioon ja mis on siis on ju noh, ütleme siis ego või mis teeb, et see on üldse hoopis huvitav teema, mida ma olen ka vahepeal uurinud ja hästi palju mõelnud. Aga see hakkab juba lastest peale, et näiteks oma lapsega hästi tore on näha seda, et näiteks süü ja häbitunne on ju. No ma lähen niisuguse pika ringiga, mul on muuseas väga paha komme pika ringiga rääkida lühikesi lugusid. Aga minul on ka, kuule me saame 2 pikka lugu siin need kokku. Ja seal on niimoodi, et süü ja häbid, oi väga halvad tunded, inimesed ei tohiks neid kõik tunda. Mina ise ka oma esimeses raamatus, ma olen väga karm nende tunnete vastu. Mida edasi aeg, siis ma saan aru, me oleme inimesed, me elame inimeste keskkonnas ja süü ja häbi tunne mingis mõttes tulevad väljaspoolt, et keegi ütleb, et me oleme midagi valesti teinud. Ja hästi huvitav, mul on 5,5-aastane poeg ja siis ta teeb mingi pahanduse. Ja ükskord oli ta sõitis tõukekaga, muidugi poisid nagu nad on, ja siis ta sõitis tõukekaga otsa ühele inimesele, noh täie laksuga. Ja noh, muidugi ma reageerisin, ja siis ta tundis ennast süüdi. Ja ma ütlesin, et tead, et tegelikult see on nagu, et see on õige tunne. Et sa tegid midagi, mis oli pahasti ja võt see on see tunne, mis ütleb sulle, et see on õige tegu. Kuula seda tunnet. See tunne ütleb sulle, et sa peab vabandust paluma. Ja see on normaalne. Muidugi seal kõrvale kõige ei lapsele, et ega ta ei mõelnud ja nii. Et see on juba see, kuidas me hakkame inimesi võõrandama sellest, mis sinu nõndanimetatud süda räägib. Samamoodi, mida ma näen laste puhul, häbiga on samamoodi. Häbiga sa pead lihtsalt juba ettevaatlikult vaatama seda, et järelikult see oli mingi minu enda sisemise piiri ületus, kui ma tegin. Ja siis ma pean nüüd mõtlema, kuidas ma sellest välja tulen. Noh, häbi on üldse jälle 3. hästi võita teema, mis mulle väga meeldib. Aga, et me tunneme tundeid ja kõik tunded on okei, sest nad on indikatsioon sellele, mis midagi toimub. Mis olukord on, nad annavad meile olukorrast meile tagasi täpselt, nii. Ja siis oli meil väga tore näide, oli mul üks selline, mina on duši jälle kuulen, et noh, laps vist väga hea õpetas, ta näitab mulle, kust kõik alguse saab ja kuhu siis see läbi viib. Ja siis ma olen duši jälle kuulen, mul laps süda, no nii, noh, nutab, mõtlesin midagi juhtus, jooksen sealt välja, noh, ta on täiesti. Siis ma küsin, no mis juhtus, et ma pean selle kassi nüüd ära andma. Noh, mingi mänguasja kass. Ma mõni, okei, miks sa siis pead ära andma või mis? Ja siis ma ei mäleta, mis tema, et siis ta saab, et ta tahab midagi uut saada. Et ta tahab midagi uut saada. Ja siis mõtlesin, meil on niisugune stiili, ta ise mõtles see oma peas välja. Ma vist oli mul peal, et sul on nii palju mänguasju midagi nii. Ja siis mõtlesin talle, et see oli nii naljaks muidugi, et ta on armas ja naljaks. Ja siis mõtlesin, et aga kuule seda tunnet. Sa oled nii kurb, et see kurbus näitab sulle, et sa ei taha uut. Et sa hoolid sellest mänguasjast, kuula seda. Et sa ei pea tegema midagi sellepärast, et su mõistus ütleb, et sa tahad, sest su tunne ütleb, et sa ei taha. Ja nüüd ongi see, et mis tegelikult täiskasvanute inimestega juhtub, on see, et me ei kuule tundeid. Ja noh, mul just siin paar päeva tagasi endal olid sellised suured ego teemad suhtes, kus ma näen ka. Ma näen, et see, mis ma teen või mida ma ei tee tegelikult, on sellepärast, et mu suur ego seisab ees, et ma nii, ära ikkagi tee. Ja nüüd on see koht, et sa peaksid leidma alati, mis tunde see jätab sulle. Kui sul on selline tunne, et sul on selle inimesega hea. Siis näita välja, et see sul on nii hea, on ju. Või see tegevus. Aga kui pea ütleb, kuule, sul on olemas nüüd oma uhkus, on ju, näita seda. Või siis on see, et kui minu tegevus, ükskõik mille ma teen, teeb mind kurvaks. No siis see on märk. Et ära tee seda. Ja võt nüüd ongi see küsimus, aga see teine asi on näiteks see sama, et noh, kas ma tõin selle näite, et sul on kaaslane, kes teeb näiteks sulle haiget. Et kuidas sa saaksid siis, seal on ka see tunne, iga kord, kui ta ära läheb, kas sa tunned, et sa oled täidetud või sa tunned, et see on valus. Ja vaata, nüüd on see küsimus, et kes keda kaitseb, kes keda päästab.
kui sa tegelikult tunned seda tunnet, et mul on valus, mul ei ole väge või et ma olingi siis äkki halb, siis tuleks sealt ohvriseisust välja tulla ja tuleks selle inimesele ei öelda. Sellepärast, et siis ei ole enam tegu ego või sellega, või siis on vaja ennast päästa. Kes teab, kui ma olen ennast päästnud, oma mõtteid muutnud, minu elu on muutunud, võib-olla siis see inimene, see suhe on teisel levelil, mis iganes muutub. Sest et praegu nagu reaktsioonahel on seal mängus. Või ühe käitumine tekitab teisest käitumist. Nii et seetõttu ma ütlen, et ma arvan, et see võti on selles, et meil ei õpetata austama tundeid ja neil ei seletata lahti, vaid need ongi nagu pahad tunded. Või hea näide on viha. Ma olen suur viha, ma olen kõikide nende negatiivsete tunnete selles mõttes austaja. Ja minu lapse suur vihastaja? Jaa, ma võin vihastada küll. Aga ma olen täna õppinud hästi palju tehnikaid selleks, kuidas sa tunned ära viha kohe? Ma tunnen oma tunnet päris hästi ära. Ja siis on nagu naljaks, kuulge teate, ma ütlen nüüd ausalt välja, ma olen nüüd hirmus vihane. Ja siis hakkad naerma selle. Mis sa sellisest mõttest arvad, et vaata, kui me ise oleme oma hetke ja olemise ja selle miski kõrgemad loojad. Meie ise loome selle minuti, kuidas me siin praegu istume oleme. Et vaata, rääkisime ennem sellest pimedas ja kaevus olevast inimesest. Et kui tal anda nagu natukene infot selle kohta, et tema ongi kõige suurem looja ja kui ta fokusseerib ennast kõige sügavamasse kaevu, siis ongi tema on kõige sügavama kaevu looja. Ja kui talle öelda, et sina võid olla ka maailma kõige kõrgema trepilooja, siis sina oledki see. Ehk siis, millele sa fokusseerud ja millest sa kinni hoiad, seda sa saad. Seda sa loodki. Et kui mina loon, et ma võin ennast luua kõige õnnetumaks inimeseks maailmas ja sellel hetkel ma olengi kõige kõrgema õnnetuma inimese looja maailmas. Ehk siis, kui ja samamoodi käib ka, et kui ma nüüd natukene saan teada, mina loon seda või. Kui nüüd looks hästi palju naeru, looks tantsu, looks rõõmu, looks küllust. Milline see küllus? Tühja, milline kõik võtan vastu, mis aga kuskilt hakkab tulema. Ehk siis mina teen nagu sisemise otsuse. Tegelikult tuleb nagu see otsus enda seest loojast teadlikuks saada. Otsus teha ja universum ise toimetab kõik ülejäänuga. Mis sa arvad, kas on see mõttekäik nagu selline? Ma arvan, see on juba siukene, mulle tundub, et see on siukene natukene level kõrgem. Et see, et miks see on minu arvamus, miks me ei suuda neid asju luua, on sellepärast, et tegelikult me ei ole ütleme, distsipliinsed. Näiteks see sama asi, kui lihtne, kui me rääksime sellest teest, kui lihtne minna mööda seda teed, mis on sisse raiutud, sest see teine nõuab tööd. Ja vaata, nüüd on see, kui ma olen kogu aeg olnud see, et ma olen maailma kõige õnnetum inimene, siis ei piisa ainult otsusest või välja arvatud, kui see on tõesti väga transformeeriv. Ehk siis sul on nagu sul on transformatsioon toimub, see ongi võib-olla autoõnnetus, see peab olema midagi, mis sind, saad välja raputab, on ju. Tavaliselt inimestel ei ole seda, kuniks on ju, ongi kas mees siis, keda see järvendab kunagi maha jätab su maha või mis iganes, mingi haigus tuleb. Et siis sa teed otsuseid või siis sa muudad ennast. Aga vaata niimoodi tava inimene, kes käib nagu iga päev tööl, on ju, aga ma ei tahagi seda. Ma ei ole öelnud, ma tahan õnnetu olla, ma tahan õnnelik olla. Aga kui ta ei too seda tahet, kui ta ei too seda füüsilisse maailma, näiteks ongi see üks väga hea tehnika, mida ma ise praegu teen, nii ma ei tea, kas see töötab, aga ma usun sellesse, et see töötab. On näiteks see, iga päev 3 asja, mille eest sa tänulik, jube jälle selline trafaretne, kõik ju teavad seda, on ju, leiad ühe inimese, kellele saadab 365 päeva. Ja see tehnika on see, et sa hakkad looma oma ajus reaalselt seda ühendust, et ma iga päev leian vähemalt 3 asja. Ja üks hetk on see loomulik. See on sama sisse tallatud tee. Ja vaat see on see loomine. See ongi. Aga sa pead
vaeva nägema ka natukene, et ja vot ma arvan, inimesed ei taha vaeva näha. Ma arvan, et inimesed ei taha võtta vastutust selle eest, sest ta ütleb sulle, et ma ei taha, et mina ei ole. Villad saama oma draamast. Võt see mina arvan, inimesed armastavad draamat. Ei, no see draamateatergi on olemas, see elu koosneb draamast, kus elu aluseid, nagu me saime aru, meie kurb lugu ja sa pead mul selle ära kuulama. Ja siis me teeme võistluse, kellel on kurvem lugu on ja siis me teeme klubi selle peale, kurbade klubi. No nii on, jah. Aga vaata ongi see, et mis on üks hästi põnev asi, on Jumala teema. Ja vaat, mul on paar tuttavat läinud hästi Jumala usku, ütleme siis erinevad ju need kristluse usud on ju erinevad. Ja selles mõttes ma arvan, et see on jälle vorm, on ju, et aga mind on alati huvitanud see, et kuidas see tekib, ongi see, ma usun, et kas sa oled kasvanud üles, vaata, siis on sinu jaoks tuttav vorm. Aga kui inimene nipsust muutub, et see minu jaoks alati on täiesti põnev, sest mind inimene huvitab. Aga see selleks. Aga mis nad on nagu öelnud ja mida ma olen kuulnud nagu ühed olen otse kuulnud, teised olen kuulnud, teise kohta olen kuulnud nagu külje pealt, nii et selles mõttes ma ei tea, kas ma räägin nüüd kuulukat edasi, aga see oli kahtlaselt sarnane. Ja see oli see, et ja siis ma sain järsku aru, et ma ei nii väsinud selle eest, et ma vastutan ise oma elu eest. Ja Jumal annab mulle selle, et tema vastutab minu elu eest. Ja võt siis ma saingi sellest aru, kas Jumal on minust väljas või Jumal on minust sees. Ja siin ei olegi tegelikult seda õiget valet, sellepärast, et mind ka vahel aitab jube hästi see mõte, et kui ma mõtlen nii, et okei, ma lasen selle lahti vaata, et tuleb see, mis on nagu kõige hea. Et see on omamoodi see sama uskumine, et ma ju lasen lahti ja ma usun sellesse miski nagu otsustab minu eest ja vaata, kui palju lihtsam on elada. Aga teiselt poolt, nüüd ongi, eks ju see. No see ongi vaata, nagu ma enne mainisin, et mina teen praegu lihtsalt siin olla otsuse elada külluses ja usaldada universumit või siis usaldada Jumalat või usaldada Allahit või seda, et kuidas ma selle nimetuse talle annan. Aga mina olen andnud selle võnke sisse ja see toimetab oma maailmas oma tööd edasi, aga minu taotlus on see, et ta on loodud kergusesse, küllusesse, hiilgusesse nagu või siis sellesse, täpselt. On ju. Ja vaata, sul on see võimalus või ongi see, et ju siis Jumal on mulle, eks ju, sellise elu nagu toonud. Ehk vaata, see on nagu, et see põhipoint, just kõik millist Jumalat me peaks uskuma. Peaks olema see, et see peaks päästama meid. Et see peakski andma selle, aga mul on väärt seda. Ma olen väärt seda, et ma saan häid asju. Ma olen väärt armastust, ma olen väärt seda õiget partnerit, ma olen väärt seda küllust ja raha ja hiilgust ja ilu. Aga see peab tulema seest. Kui mul ei ole seda seest, et ma olen väärt, siis see tule. Ja siis sa võidki nagu mõelda, et ongi Jumal on mulle loonud sellise elu. Et ma siin kannatan. Et ma arvan näiteks just ükseid vanemaid inimesi võib-olla on rohkem need, et nii on vaata, et sa oled loobunud sellest. Aga kui ta ei kannata selle juures, siis ju pole ka vahe. No oleneb jah, mis elu ülesandega sa antud elu kehastus sa oled nagu tulnud, et kui sa tulid ikkagi kiviks olema, eks sa pead siis kivina oma teed jätkama. Nagu, mis sa tulid nagu läbi tegema, et mis see lugu on? Nii et seetõttu ma ütlen jah, et see ühenduse või see muutmine, et vahel ma lihtsalt kardan, et see ei piisa ainult sellest otsusest. Et siis peab midagi muutuma, su mõtetes peab midagi muutuma iseenda kohta. Ja tihti nendes kohtades küsib see, et kas ma olen väärt. Kas ma olen väärt, kui ma mitte midagi ei tee. Kas ma siis olen ka väärt? Head. Et võtan puhkepäeva ja mitte midagi ei tee, nagu see lugu oli, et läksin alla oja äärde, isegi ämbrit ei võtnud kaasa, istusin oja ääres, mitte midagi ei teinud. Kas sa tohid teine? Kas sa suudad istuda seal? Joogas on jälle jube näha. Yin jooga on selline, mis on hästi aeglane, sa oled ühes poosis hästi kaua aega. Ja siis sa näed, kui inimesed hakkavad nihelama. On ju. Sest et seal olla iseendaga. Ja see ongi see kõige suurem küsimus. Kas see, kui ma ei tunne seda venitust nii tohutult või ei tee füüsilist trenni, et kas mis see on väärt? Kas see on õige ajakasutus? Et mul on hea? Või ma pean ennast süüdi tundma? Ja sealt hakkad niisugust huvitavat mõtted. Ja osadel ilmselt ongi see, et
et see hea nagu, see on loomulikult, kui see on 1-2 minutit, nali sai otsa ja siis ma pean tööd edasi rügama ja tegema ja peab ikka rasket olema ja kui mul ei ole seda raskust, et siis ma nagu mõtlen ta välja, mul on vaja probleemi. Sest kui mul ei ole probleemi, siis kõikidel teistel on probleem, see on normaalne, kui kõikidel on probleem. Siis järelikult, et kas ma ei tea õigesti, et mul ei ole probleemi, kas mul on nagu, kas ma ei ole piisav äkki siis, et ma noh. Keegi ei pööra mulle tähelepanu, et mul ei ole probleemi. Sest et kõik jooksevad kõigi järgi, kellel on nagu mingi probleem või häda või asi ja muretsevad ja minul ei muretse keegi. Ma tahan ka, et minul ei muretseda. Ja minul on ka vahel see ja mul on vahel see sügav probleem, ma ei saa sellest aru. Ja teine üks hästi tore näide on olnud võib-olla selline, mida ma olen alati mõelnud, et hästi kurjad inimesed, sellised, kes kohe ütlevad halvasti ja siis kõik inimesed on nende hästi toredad. Nii toredad. Ja sina, kes sa oled olnud nagu hea ja mõistlik, siis sinu peal olla on mingi nagu pahased. Sinuga on ju kõik korras. Mida sa siin nagu? Ja teiseks on see, et keegi ei tule ja ole sinuga tore, vaid sinule veel öeldakse sitasti. Ja sulle veel öeldakse sitasti ka sellepärast, et sulle võib öelda sitasti. Ja ma olen nii palju mõelnud, kurat, siin ikka mingi kala, niimoodi ei saa. Ja siis mul on üks hästi tore näide on sellest, et mõtlen, kuidas seda näidet rääkida, et olid ühed nagu sellised nagu asjad, mis pähe panna ja siis üks on hästi mugav asi, mida pähe panna, teine ei ole. Ja siis tuleb, et see inimene, kellega me seda koostööd tegime, ütleb, et kuule, et kus need hästi need mugavad asjad on, ma ütlesin, ma ei tea, et kus need, et leidis, üks oli see mugav asi ja teine oli siis, selle mugava asja anname sellele, kes on selline hästi karm ja selle teise anname sellele, kes on siuke pehme. Mul oli nii, et aga miks siis elu karistab neid ja see on minu küsimus elule. Aga miks sa karistad siis neid? On ju? Ja aga ma olen jõudnud ühe asja, ütles mulle üks mu õpetaja päris hästi ja ta joonistas selle läbi, et mulle ei meeldinud see asi, mis ta joonistas, aga ma usun, et see on õige. Ta joonistas sellise, see oli jooga õpetaja mul, ta joonistas siukse nagu skeemi. Ja siis ta näitas niimoodi, et alustad ju ikka kõik, alustab kuskil ja siis su elus juhtub midagi. Ja siin on see üks punkt, et oletame, tema tee jooga näite, et sa hakkad füüsilist joogat tegema. Ja siis see tee kogu aeg liigubki ühtemoodi. On see inimene, kes ei tee joogat ja siis on see inimene, kes teeb, aga nagu otseselt nagu mingit elu, mingit tohutu kvaliteedi muutust ei ole, välja arvatud lõpus. Ühe tee läheb alla, teise tee läheb üles. Ja võt see on nagu see mõte, mis mul on olnud, on võib-olla see, et kui sa tegelikult oled halb, siis või sa valid olla kuidagi kuri ja siuke üleolev. Nii kaua võib-olla, kuni kõik toimib. Nii kaua, kuni kõik on hästi, siis see toimib sinu jaoks. Aga üks hetk, nendes kõige raskemates hetkedes võib-olla sured üksi või et siis tegelikult kedagi huvita, kui see enam ei ole kasulik. Ja võt see mõte mind kuidagi nagu, aga see tuleb hiljem, joogaga on see sama asi. Miks ma siis ikka, mulle nüüd hullult meeldib, aga miks ma peaks pingutama, aga lõpuks ongi see, et kui ma olen vanana, ei pea kasutama keppi, et liikuda või ma olen vanana, tunnen ennast tervena, siis on see elukvaliteedi muutus. Siis on see, et mul ongi tore, ma lähen kohvikusse, mul on energiat ja mul on powerit. Aga praegult tahaks niimoodi, et saaks ise selle hea kiivri, mitte ei pea jagama seda kiivrit. Aga see oli mingi mõte, mille ma võib-olla oma peas kuidagi, et see kannatlikkus ei ole kindlasti minu voorus. Et see ma olen juba kannatamatu, ma tahaks kohe ja ruttu ja nüüd ja praegu ja... Mina teen küll kõik kohe nüüd ja praegu. Ja ei, ma teen ka, aga ütlen, et ma ei tahaks oodata, aga ma näen, et ma pean mingid asju. Nii, et jah. Teeme muinasjuttu. Teeme muinasjuttu. Improviseeritud muinasjutt. Mina ütlen ühe lause ja siis sina jätkad, ütled teise lause ja siis ma vaatan üle ja vaatame, kas läheb mööda maailma nagu suureks ja laiaks, ei tulegi lõppu või leiab oma loomuliku lõpu ja sellise. Nii, teeme. Elas kord ühel kaugel, ilusal, väga ilusal, oranžil planeedil üks olend. Ja see olend mõtles, miks ma just siia planeedile sündisin? Ta istus seal uhkes üksinduses ja imetles oma oranži planeeti, kus taamal oli veel oranžim päikseloojang. Ja ometi kogu selle imetluse juures, mida ta nägi, ta tundis enda sees,
ta tahab rohkem. Ta oli seda päikest tõusul vaadanud juba küllaldaselt, ta oli seda loojangul vaadanud küllaldaselt. Ja ainukene teine värv oli öös, kui tähed särasid. Ja siis ta vaatas neid tähti ja mõtles, et miks ma ei oleks võinud sünnida just sellel heledal tähel, heledal valgel sinisel tähel. Kui ta oli paar sajandit või enamgi veel niimoodi istunud ja vaadanud seda heledat üksikut säravamat tähte, pani ta tähele, et oli toimumas mingeid muutused. Ja ta märkas, et need muutused olid toimumas sellel samal oranžil planeedil, mille peal ta istus. Ta ei saanudki enam aru, kas see oranž planeet lähenes sellele säravale tähele või see täht tuli ise temale lähemale. Aga ta märkas seda ja ta mure oli selles, et see sama oranž planeet, mille peal ta istus, läks kogu aeg väiksemaks ja tema suuremaks. Ma nüüd kujutan seda visuaalis niimoodi paar sajandit ette, poole kerides. Ja ühel momendil ta tõdes fakti, et planeet oli sama suur kui tema ise. Aga alles siis sai ta sellest aru, et see planeet oli sama suur kui tema ise. Kui ta hakkas tundma hirmu, et äkki see planeet läheb väiksemaks kui tema ise. Et kui ta kogu aeg läheb väiksemaks ja väiksemaks, märkas, et lõpuks see planeet on sama suur kui tema, siis tal tuli hirm, et äkki see planeet läheb veel väiksemaks ja kaob ära. Läks veel 100, 2, 3, inimeste maailmas ei teagi, kui mitu aegade vahetust mööda. Ja särav täht tuli veel lähemale ja miskit suurejoonelist oli kohe juhtumas. Ja siis see sama mehike mõtles kohe, et saaks ma vaid ära siit sellelt oranžit planeedilt, et saaks ma selle tähe peale, et alles siis ma oleksin õnnelik ja siis ma ei peaks enam kartma. Järsku oli oranž eraldi, suureks kasvanud, väikseks kasvanud, mida iganes. Tegelane oli eraldi ja täht oli eraldi. Ja siis sellel tegelasel oli võimalus valida, kumba planeeti ta tahab. Mis ta vaatas seda säravat sinist valget tähte ja vaatas oma vana armast oranži tähte. Ja ta mõtles, et mis seal ikka valib see sinise. Liikus sinna peale ja istus selle ilusa särava tähe peale. Kui ta oli seal mõnda aega istunud ja oma eemale poole triivat oranži planeeti vaadelnud, siis ta sai oma mõttest aru, et tegelikult on need 3 kõik eraldi. Nii see oranž, nii see sinine kui tema. Ta sai esmakordselt teadlikuks, et temagi on planeet. Ja kui ta sai sellest teadlikuks, et tema on ka planeet, siis ta sai aru, et tegelikult ei ole vahet, kus ta on või mille peal ta on. Siis ta vaatas oma seda roosat kaugenevat või mitte roosat oranži kaugenevat planeeti ja hakkas hoopis seda igatsema. Sa üldse ka seda lahti või? Ma saan nii, no. Põnt peab loos olema.
aga kui ta oli veel mõnda sajandit või paar siia sinnapoole triivinud, siis ta sai aru, et tegelikult on kõik olemas. Oranss planeet endiselt triivib kuskil ja ta endiselt tuleb ja läheb ja ta endiselt näeb teda. Ka täht on olemas, tuleb ja läheb, mõnikord lähemal, mõnikord kaugemal. Endiselt päike tõuseb ja loojub. Ja tegelikult on kõik korras. Saan aru, et sa tahad ise lõpetada selle loo ära. Aga kui sul on mingi teine lõpp, siis me kuuleme 2 lõppu. Las ta jääda. Nii. Jaa, ei las ta jääda. Ei, aga päriselt. Ei ole, mul oli... Ma saan pärast kokku monteerida. Ma tahtsin sinna ikkagi vaata selles mõttes kirjanikuna.